Täna proovib veebireporter Urmo välja selgitada Tallinna kõige parema ja kõige lobima kodumaise burgeri. Jutt käib kodumaisest ja seepärast jätame kõrvale välismaised kiirsöögikohad. Burgeri tuuri jaoks valisime välja 10 kiirsöögikohta. Lühidalt ka tingimustest. Purksi väärtus ei tohi ületada 30 krooni. Hindame teenindust, burgeri välimust, hinda, maitset ja muidugi ka kõhutäid. Nüüd lähme ja leiame burgeriputka lähedusest hea isuga katsealused. Nii, tervist härrad. Burgeri gurmaanid, kes jagavad matsu ja suudavad oma suutäiele mitmekülgse hinnangu anda. Saage tuttavaks. 21-aastane hooldusmehaanik Egert ja 22-aastane autoremondilukksepp Henri. Sööd sa tihti burgerit? Küllaltki, jah. Kui tihti? No päevas 1-2 ikka äkki. Kiired ajad. Päris iga päev ei söö, aga nädalas 3-4 tükki ikka, et kiired ajad, et ei jõua siin töö kõrvalt rohkem. Esimese burgeri võtamegi siit samast hipodroomi juurest Paldiski maantee burgeriputkast nimega Snack Point. Burger maksab 30 krooni ja isegi juustu on vahel. Burgeri tegemiseks kulus 4 minutit. Kuidas sa välimust hindad? Üldiselt ikka salat võiks olla 2 pihvi vahele. Oma sõbra väga ampsu. Burger oli sitt. Burgeri liha oli toores ja sai oli vähe kõva. Meie järgmine stopp on Tallinna piiri ääres laagris Valge putka juures. Siin maksab burger 30 krooni ja selle eest saab saia kannide vahele kõigest 1 pihvi. Kuid teenindus on väga meeldiv ja ka burger valmib rekordilise 3 minutiga. Ma ei tea, viisakas, kastmene jälle, kapsast on palju ja... Kohe saame teada, kuidas asi maitseb. Laiasõnastus ma võin sellest kohe loobuda. Ma sain aru, et see burger on sitt. See on sitt. See oli minu esimene ampsa arut. Ma ei tea, tipikastme pulber on siia kapsa vahele visatud. Pihv on äärmiselt rõve. Pihv on rõve, juust on olematu, kapsast on liiga palju. See burger jääbki lõpuni söömata. Pime juhus juhatab meid järgmisse kohta. Putka asub ehitajate tee parklas Põõsastikus. Meie õnneks maksab siin 1 pihviga burger vaid 20 krooni ja selle valmimine võtab vaid minuti. Aga me saime tünni. See pole isegi omavalmistatud burger, vaid pakendist võetud. Ja silt ütleb, et see pihviga kakuke on söömiskõlblik veel vaid 3 päeva. Järgmise burgeriputka leiame Akadeemia teelt, Tehnikaülikooli kõrvalt bussipeatusest. Burger maksab 30 krooni ja selle eest saab 2 Rakvere pihvi ja juustuga palju tõotava pala. Kuid siingi haihtub lootus täiuslikku kodumaist burgerit saada. Müüja, kes just võttis meie raha, võttis samade kättega saia, mida ma just nägin. See naiseb hambaliksiiri järgi. Koht on rõve, ebahügieeniline. Kui kõht tühi, väga tühi, pole sisu läheb ära nähes, kuidas seda asja tehakse. Järgmine peatus on linna parim burger, mis asub Paldiski maantee ääres, Loomaaia lähedal. Sissesõidu juures tabab meid aga tehniline viperus. Kui tahad tulla linna parimasse burgerisse, peab burgeri söögiplatsi tee ise sisse sõitma. Nagu näha, me oleme siin olnud 4-5 minti kinni ja edasi-tagasi lõksutad. Nojah, tühine kirjaviga ei suuda veel söögiisu rikkuda. Tellime 30-kroonise topeltšnitsliga burgeri. Putka aknast sisse piiludes saab tõelise ohoo elamuse. Müüja kühveldab salatit jõupulbri kreatiinipurgist. Burger valmis 4 minutiga. Aeg välimusele hinne anda. Ligane, lõgane. Tõenäoliselt voolad kõik käed seda pärast täis on Algus oli kuidagi tühjavõitu ja üle moositud selle kreemiga. Kui aga burger teisele ringile jõuab, on kastmemahlad oma töö teinud. Sai on minu arust nagu saia pudi pigem, see ei ole nagu sai ega mingisugune asi, on täiesti lõga siin. Ja see ongi see, et ta on nii kastmene ja nii üle topitud seda jama siin. Oleme jõudnud Hiiule, raudtee ülesõidu juurde, kus asub pisike putka kannab nime Hiiu grill. Siin maksab 1 pihviga purks 30 krooni ja valmib 4 minutiga. Paraku jätab selle alamõõdulise burgeri välimus soovida. Kuid siin saame oma ekspertidelt esimesed positiivsed maitsehinnangud. Sai on natuke nätske, aga muidu on täitsa söömist väärt. Soe mõnus, ei ole üle küpsend ega liiga pehme. Burgerit süües on võimalik ja kuidagi niimoodi süüa, et nägu jääb puhtaks. Ettevaatlikult ja täis kõhuga sööd burgerit, siis on kindlasti nägu puhas.
meie noorel reporteril katkeb kõrvaltvaatajana kannatus ja ka tema lööb kiidetud burgerile hambad sisse. Mina tunnen küll siin praaki. Natukene mikrounistada saan liialt palju lastud, sest ääl on muutunud krõbedaks. Seda putkat teavad ilmselt kõik öises Tallinnas pidutsejad. Vabaduse platsi läheduses asuv söögiplats. Ka siin maksab burger 30 krooni, 2 biffi ja juustuga. Valmistamisele kulub 2 minutit. Üldiselt on burger maitsev, kuid veidi puine. Kastmega on liialt koonerdatud. Kuiv on, jaa. Näärtes ainult, sai on küll pehme, aga natukene nätske. Ja liigume edasi Mustamäele Solnoki bussipeatusse. Sealses burgeriputkas valmib 1 biffiga burger 4 minutiga ja maksab 30 krooni. Meie söömaajale sõidab sisse must Mercedes, mis meid putka eest ära puksib ja otse luugi ees peatub. Aga burgeri koha pealt on kommentaarid positiivsed. Suutäis on igati tipp-topp, kuid see miski jäi nagu puudu, tuleb tõdeda. Kui oli, liha oli küll natukene, lihatükk oli peenikene, aga muidu täitsa hea kõhutäis. Järgmine peatus on Nõmme teel Staabis, kust leiame 30 kroonise grillburgeri juustuga. Selle valmistamine võtab tervelt 6 minutit, aga ootamine tasub ära. Välimus on meie ekspertide hinnangul igati isu äratav. Ta on väike, aga ta tundub olevat maitselist kastet pole üle liia, ta ei valu kuskilt vahelt välja. Ta on grillburger, vapurki vahel siin. Purks oli mega. Tõesti on hea. Ta ei saa küll kõhtu täiesti täis, aga purks oli väga hea. Burgerituuri viimane 10. peatus on Nõmme teel. Poiste kinnitusele olevat see tõeline purksikurmaanide meka. Siin pakutakse 30 krooni eest hiiglaslikku 2 biffiga purksi, mis on garneeritud ohtra salatiga. Ja tõesti, kapsast on nii palju, et isegi 3 peale ei suuda me seda ära süüa. Salat on hea. Biffid on mõnusad paksud, sai on pehme. See burger hakkas lõpuks ikkagi läbi tekkima, et siit üks miinus selle räägupes ei ole ka. Millised on siis tulemused? Ehk Tallinna purksiputkade top 3. 3. kohta väärib Solnok. Käbe teenindus, grillitud sai, maitsev pihv, kokku mõnus kõhutäis. 2. koha anname Staabile. Sealt saab tõelise maitseelamuse, kuid pisut väike. Kuid kes tahab ikka korralikku kodumaist kõhutäit, mingu Räägu pesasse. Seal saab topeltšnitsliga linna kõige pirakama burgeri.